Lynette Hookeri keha on endiselt Bahamal kadunud. Tema abikaasa on vahi all. Nad ei saa enam lihtsalt sõnumiga ühendust võtta. Ta võib eluks ajaks vangi minna, kui see halvasti lõpeb. Ja ma ei taha uskuda, et keegi mulle nii lähedane võiks midagi sellist teha. Šokeerivad väited ja süüdistused Ameerika naise tütrelt ning kõhedust tekitav kõnepost, mille Brian Hooker väidetavalt talle jättis, kui päästjad otsisid tema kadunud ema. Ja nad on leidnud päästevahendi, mille ma emale viskasin, kui ta üle parda kukkus. Aga nad ei ole teda veel leidnud. Miks Brian Hookeri advokaat väidab, et võimud võisid ta ülekuulamisele meelitada? See on saade On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Olgu, meil on palju käsitleda, sest praegu on Brian Hooker Bahamal vahi all. Võimud ütlevad, et neil oli piisav alus tema vahistamiseks. Ma rääkisin Brian Hookeri advokaadiga, kes selgitas, mis tema sõnul viis tema vahistamiseni ja ta esitas selle kohta huvitavaid väiteid. Enne kui me selle loo osani jõuame, tahan rääkida intervjuust, mille ma just tegin Brian Hookeri kasutütrega. Ja ma küsisin temalt, millal ta hakkas muretsema, et tema ema kadumine võib olla midagi enamat kui lihtsalt õnnetus. Millal sul need kahtlused tekkima hakkasid? Alguses ma ei suutnud isegi uskuda, et see on päriselt juhtunud. Ja ma ei öelnud kohe, et tema tegi seda. Mul kulus veidi aega, et kõike läbi mõelda. Aga see on lihtsalt varasemate probleemidega. See on lihtsalt raske kindlalt öelda, et ta kindlasti ei teinud seda. Nii et Carly Aylesworth elab Michiganis, et on Lynette Hookeri bioloogiline tütar ning Brian Hookeri kasutütar. Enne kui me edasi lähme, on Briani advokaat eitanud, et tal oleks olnud midagi pistmist oma naise kadumisega. Samuti eitab ta süüdistusi, mida Carly on tema kohta mitmes intervjuus esitanud. Lõpuks kimast lahkudes. Sellest on möödas vaid 4 kuud. Brian ja Lynette on elanud merel juba aastaid. Nad ostsid umbes 3 aastat tagasi purjeka nimega Soulmate ja elavad sellel paadil. Nad purjetavad maailma kõige maalilisematele randadele ja teevad seda aastaringselt. Teine päev Mehhiko lahe ületamisel. Nad jagavad oma reise sotsiaalmeedias nimeol Sailing Hookers ning TikTokis on nende loosung "Me purjetasime eemale jamast". Abielupaar, kes naudib elu täiel rinnal. See on video, mille Hookerid postitasid umbes 4 nädalat tagasi Bahamalt oma YouTube'i kanalile, kus nad aerulauaga mööda veeteed sõidavad. Enne kui ma räägin rohkem sellest, mida Carly mulle ütles, oleme saanud teada, kus Hookerid täpselt laupäeva õhtul olid, enne kui kõik valesti läks. Brian ütles uurijatele, see on ABC Newsi ja mõnede teiste meediakanalite andmetel, et tema ja Lynette lahkusid Bahama saartel Elbow Keyilt 8,5 jalapikkuse täispuutava lameda põhjaga kummipaadiga. See on ilmselt seesama paat, mida näete sellel pildil, mis oli Lynette'i Facebookis. Sellel paadil on päramootor otse taga ja seal pole eriti palju ruumi. Tavaliselt sellises kummipaadis istutaksegi tegelikult serva peal. Nüüd teatab Fox News, et paar oli Abaco Inis ja siis läksid Hookerid selle kummipaadiga välja laupäeva õhtul umbes kell 19:30. Brian ütles võimudele, et nad suundusid tagasi oma paadi Soulmate'i juurde. See on nende suur purjekas, mis asub Bahamal Hopetowni lähedal veidi põhja pool sellest kohast, kus nad olid. Nüüd, laupäeva õhtul olid tingimused ja see on loo oluline osa, kaugeltki mitte ideaalsed. Tuule kiiruseks hinnati kuni 25 miili tunnis. Brian väidab, et Lynette'il olid võtmed kaasas ja siis kukkus ta kummipaadist vette ning Brian ei suutnud teda päästa. Kas ta rääkis midagi sellest, mida ta sel hetkel tegi, et proovida su ema leida? ta ütles, et ema triivis eemale, nii et ta viskas talle päästevahendi ja hakkas siis ujuma või aerutama kaldale. Ma ei tea, miks ta ankrut ei heitnud ja teda otsima ei jäänud. See oleks olnud esimene asi, mida mina oleksin teinud. Läinud tema poole, mitte temast eemale. Brian ütles võimudele, et ta aerutas tunde, et ise kaldale jõuda. Ta jõudis Marsh Harbori jahisadamasse Bahamal ja kui ta väidetavalt sinna jõudis, oli juba pühapäeva hommik ning ta võttis ühendust kellegagi, kes sai abi kutsuda. Ja just siis, ütleb ta, algas tema naise Lynette'i otsing. Nüüd, nii väidab tema kasutütar, teatas Brian talle sellest uudisest. Aga kuidas ta sulle ütles, et see juhtus? Ta helistas mulle.
see oli umbes kell 8 või 8:30 pühapäeva õhtul ja ta ütles mulle, kuule, su ema on kadunud. See juhtus hilja eile õhtul. Aga me tuleme varsti sinna, nii et ma loodan sind näha ja ma olin lihtsalt nagu okei. Ma ei öelnud eriti midagi, sest ma olin nagu, mis? Ja siis ta oli nagu, jah, vabandust, ma hakkan teda otsima ja siis pani kiiresti toru ära. Nii et ma ei tea, see oli natuke kahtlane. nii et see oli nagu ta tuleks tagasi USA-sse ja lihtsalt ütleks, et kuule, see lihtsalt juhtus. Aga mis iganes, lähme hängima, kui ma sind vaatama tulen. Ja mina olen nagu, mis? Ma ei tea, see lihtsalt ei tundunud mulle õige. Tal võttis nii kaua aega, et mulle üldse öelda, et ta on läinud. Ma ei saa aru, miks ta ei läinud oma paati ja ei kutsunud raadios teisi purjekaid. Hei, kas te olete mu naist näinud? Ta on kadunud, sest ma tean, et paadiga inimesed läheksid ilmselt kohe appi otsima. ei ole selge, mida Brian täpselt tegi, kui ta kaldale jõudis. Carly ütleb, et hiljem jättis Brian selle kõneposti. tere, kallis. Ma sain just kõne Hopetowni otsingu- ja päästeteenuselt ning nad leidsid päästevahendi, mille ma viskasin emale, kui ta üle parda kukkus. Nad ei ole teda veel leidnud, aga nüüd saavad nad kogu oma tähelepanu suunata väiksemale alale ja nad otsivad seda ka täna veel. Tahtsin lihtsalt sulle teada anda ja sind kursis hoida. Ma armastan sind. Räägime hiljem. Kui sa seda kuuled, siis mis sulle kõige rohkem silma jäi? Kui ta mulle ütles, et mu ema on kadunud, siis tal polnud eriti emotsioone, kui ta seda rääkis. See oli väga monotoonne, umbes, et hei, see juhtus, aga nüüd tundus selles kõnepostis, et tal oli natuke rohkem pakilisust ja emotsiooni selle suhtes. Nii et ma ei tea, lihtsalt. Ma ei tea. Mis tunne sul oli, kui sa eile õhtul lugesid pealkirju, et ta oli arreteeritud? Milline see hetk sinu jaoks oli? Mulle see ei meeldinud, sest ta on olnud osa minu elust peaaegu kogu mu elu. Ja ma ei taha uskuda, et keegi, kellega ma koos üles kasvasin, tegi seda, sest ma hoolin temast. Aga? Vabandust. Aga ta on, lihtsalt on nii nõme, et 2 inimest, kes olid mu elus nii tähtsad, on nüüd läinud. Neile ei saa enam lihtsalt sõnumit saata. Ta võib eluks ajaks vangi minna, kui see halvasti lõpeb. Ja ma ei taha uskuda, et keegi mulle nii lähedane võiks midagi sellist teha. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole Brian Hookerit kuriteos süüdistatud. Rääkisin täna tema advokaadiga telefonis ja ta ütles mulle, et Bahama saartel on selline arreteerimine praegu pigem kinnipidamine. Ja ametivõimude sotsiaalmeedias tehtud teates, et Brian on arreteeritud, ütles kohalik politsei, et neil oli piisav alus, mis viis nad arreteerimiseni. Praegu pole selge, milliseid tõendeid neil üldse on, kui neid üldse on. Nüüd ütles Carly, et sai oma kasuisa arreteerimisest teada uudistest. Kas oled midagi kuulnud selle kohta, milliseid tõendeid neil tema vastu praegu võib olla? Ma arvan, et ainus asi, mille kohta neil on tõendeid, on vaid tekstisõnumid, mis kirjeldavad varasemaid suhteprobleeme. Ja praegu on see lihtsalt kuulduste põhjal jutt, mitte tegelik tõend. Aga ma ei tea, kas mu vanaemal või ema sõbral on rohkem tõendeid, sest tema ei rääkinud mulle kunagi oma suhteprobleemidest nii palju. Nii et. Ja sinu puhul ma lugesin, et sa rääkisid ka võimudega. Ma arvan, et kui see lugu avalikuks tuli, siis sa proovisid nendega ühendust saada. Mida sa neil oled rääkinud, kui nad on uurinud sinu ema ja kasuisa suhet? Ma lihtsalt ütlesin, et neil on olnud keeruline suhe. Ma rääkisin seda ka rannavalvele, kui me vestlesime. Ja ma ütlesin, et nende suhe on olnud keeruline ja see läheb hullemaks, kui nad joovad. Ma lihtsalt muretsen, sest ta on varem ähvardusi teinud. Ma lihtsalt püüan meenuda, et tema viha ei saanud temast võitu ja ta ei teinud midagi, mida ta enam tagasi võtta ei saa. Ma lihtsalt tahan veenduda, et see oli lihtsalt õnnetu juhus, enne kui ma.
arvan, et mu kahtlused on tõesed. Carly on väitnud, et hukkeritel oli koduvägivalla ajalugu, kuid me ei ole leidnud hukkeritega seotud kriminaalasju ega neid süüdistusi. Ja on oluline rõhutada, et praegu on need vaid süüdistused. Briani advokaat on andnud mitmele meediakanaalile avalduse, öeldes, et tema klient eitab igasugust süüd ning see hõlmab ka kasutütre poolt esitatud süüdistuste eitamist. Kui tihti sa rääkisid oma emaga, kui ta merel elas? Üsna sageli, alati kui tal oli wifi. Nad said just Starlinki, ma arvan, et see on selle nimi, oma paadile, nii et neil oli wifi, kui nad olid Bahamal, nii et lihtsalt alati, kui mul oli nõu vaja, pöördusin ema poole ja rääkisin temaga. Ja ta aitas mul võib-olla ühel päeval oma enda korterit saada ja ta aitas mul leida odavat korterit ja jah, nii et ta oli alati minu jaoks olemas, kui ma teda vajasin. Kas nende suhtes oli viimasel ajal midagi sellist, mis sulle silma jäi? Nüüd, kui oled viimastel päevadel kõike läbi mõelnud, Lihtsalt ma soovin, et oleksin rohkem tähelepanu pööranud. Ma ausalt öeldes ei tea, mida ma oleksin saanud teha, aga ta saatis mulle kell 23:30 häälsõnumi, kus ta kõlas väga purjus olevat. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ta ütles, ma räägin sinuga hommikul. Ma olin nagu, haha, okei, ema. Ja ma lihtsalt ei teinud sellega midagi, aga oleksin pidanud, ma ei tea. See oli nagu märk sellest, et jah, nad on palju joonud. Ja ma tean, et nad olid umbes 1,5 aastat kained, sest nad teadsid, mis probleemid tekivad, kui nad joovad. Nii et nüüd, kui see juhtub sagedamini, olen lihtsalt mures, et midagi ongi juhtunud. Ja ma tean, et tol laupäeva õhtul ma arvan, et võimud ütlesid, et see oli umbes kell 19:30, kui nad läksid selle kummipaadiga välja. Kas sa arvad, et nad jõid tol õhtul, kui see kõik juhtus? Jah, ma usun küll, et nad jõid. Nad joovad iga kord, kui nad on baaris või selle ees väljas. Nii et ma tõesti usun, et nad jõid. Mul pole küll kindlaid tõendeid, aga võib-olla ma võiksin restorani helistada ja kaameraid vaadata. Aga ma pole seda veel teinud. Bahamal on raske kellegagi ühendust saada. Kui ma täna telefonis rääkisin Briani advokaadiga, tema nimi on Terrell Butler ja ta asub Bahamal. Ta väidab, et võimud võisid Briani mingil määral ülekuulamisele meelitada. Ta ütles mulle, et kolmapäeva õhtul kavatses tema klient koos teise inimesega minna sellele, mida ta kirjeldas kui Lynette'i otsingu ja päästemissiooni. Ta ei teadnud, kes see teine inimene oli, kuid kui ta seda plaanis teha, kutsusid võimud tema sõnul Briani vestlusele. Aga ta ütleb, et talle öeldi, et see pole selline vestlus, kus tal oleks vaja advokaati ja ta ei ole selles asjas kahtlusalune. Ta ütleb, et politsei ütles talle, et see vestlus on tegelikult lihtsalt selleks, et saada tema abi uurimisel ja tema kadunud naise otsingutel. Nüüd väidab Butler, et Brianit küsitleti üle 3 tunni ja selle küsitluse lõpus võimud arreteerisid ta. Nüüd ütleb Butler, et Bahama saartel võivad võimud kedagi ilma süüdistust esitamata kuni 48 tundi kinni pidada. Ja seda aega saab pikendada kuni 96 tunnini, kui selle aja jooksul toimub ametlik kahtlusaluse küsitlemine, mille juures tema advokaat oleks kohal. Nüüd ütles Briani advokaat mulle, et ta oli Grand Bahamal, kui me telefonis rääkisime. See on teine saar kui see, kus Brian koos Lynette'iga oli, kui see kõik laupäeva õhtul juhtus. Brian Arretirity Abacoal, mis on väiksem saar. Ja tema advokaat ütleb, et Brian viiakse üle Grand Bahamale. Ja kui me telefonis rääkisime, ütles ta ootab, et ta sinna jõuaks. Varasemates intervjuudes meediaga väitis Carly, Briani kasutütar, et ta olevat tema emale ähvardusi esitanud. Ja ma küsisin selle kohta temalt. Mida ta sulle selliste hetkede kohta rääkis? Olen kuulnud tema teistelt sõpradelt, et ta ütles, et temaga koos olla pole turvaline. Sest kui ta vihastab, võib ta muutuda hirmutavaks ja vägivaldseks. Ma pole näinud, et oleks kedagi täie jõuga löönud, aga ta haarab kaelast ja kägistab. Nii et jah. Ja sa oled seda näinud? Ma olen varem näinud, kuidas ta seda oma tütrele tegi. Ja mis puudutab nende abielu, siis kui sa vaatad nende elu sotsiaalmeedias, see on küll klišee öelda, et see nägi täiuslik välja, aga nad reisivad ilusatesse randadesse ja elavad paadil ning tundub, et neil on väga muretu eluviis. Aga kuidas sa iseloomustaksid nende abielu? Ma arvan, et nad armastavad seiklusi ja
Nad veetsid koos toredalt aega, kuid ma arvan, et nende vahel tekkis lihtsalt pingeid ja lahendamata probleemid kuhjusid ja jah, see pinge, see lihtsalt tuleb välja, kui nad joovad. kas su ema, kas sa ütleksid, et ta oli selles abielus õnnelik? kas ta tahtis jätkata seda elu paadil ja elada koos Brianiga? Ma arvan, et ta tahtis temaga õnnelik olla, aga Brian ei tee seda alati lihtsaks. Ta teab, kuidas teisi närvi ajada, nii et ma arvan, et ta tõesti tahtis, et see toimiks. Aga ma tean, et sa oled rääkinud kahtlustest tema loo suhtes ja selle kohta, mida ta ütleb, et juhtus laupäeva õhtul. Millal, kui sa hakkasid oma ema uudist töötlema, tekkisid sul need kahtlused? Mis hetkel sa hakkasid kahtlustama? Alguses ma ei suutnud isegi uskuda, et see on päriselt juhtunud. Ja ma ei öelnud kohe, et tema tegi seda. Mul kulus veidi aega, et kõike läbi mõelda. Aga lihtsalt varasemate probleemidega, see on lihtsalt raske kindlalt öelda, et ta kindlasti ei teinud seda. Rannavalve on alustanud kriminaaluurimist, ütleb Carly. Ja ta ütleb ka, et ta rääkis rannavalvega. Ta ütleb meile ka, et USA saatkond on selle juhtumiga seotud. Millena rannavalve sulle tundus, kui sa nendega rääkisid? Mis neid huvitas ja mida nad uurisid seoses oma uurimisega ja sellega, mida nad teevad? Kui nad minu juurde tulid, siis tundus, et nad lihtsalt püüdsid kõigepealt kõik faktid kokku koguda, enne kui otsustasid, millise nurga alt nad asja käsitlevad. Nad mõtlevad, kas sellega võib olla seotud rahaline motiiv. Ma ise mõtlesin ka umbes nii, et vaata kogu seda elukindlustust, mis minema ujub. Ja siis ta lihtsalt sõudis teises suunas, ma ei tea. Lihtsalt nad püüavad kõiki fakte vaadata. Ja hiljem samal õhtul nimetasid nad seda kriminaaluurimiseks. Ja kui tohib selle kohta küsida, siis kas sa teadsid mingitest rahaprobleemidest, näiteks sinu ema ja kasuisa vahel? Mu ema ütles, et kui nad olid koos, oli nende rahaline seis korras, aga eraldi olles pidi ta tööle tagasi minema. Ja ta kavatses proovida töötada postkontoris, aga Floridas, aga Ja ma mainin seda, sest nad olid pensionil. Ma mõtlen, mida nad tegid, lihtsalt tulles rahateema juurde tagasi. Millest nad merel olles elasid? Nad võtsid välja, ma tean, et neil on Vanguard või midagi sellist. Nii et ma tean, et neil on paar pensioni, näiteks üks ATT-st ja siis nende oma eraldi pension. Ma arvan, et nad lihtsalt võtsid raha oma 4. või 1. pensionist, kuni ma tean, et mu ema ei võtnud veel enda omast, sest ta on alla 59,5 aasta vana. Nad ootasid, et hakata tema omast raha võtma, sest Brian on vanem. Ja nende plaan oli elada sellist elu igavesti. Tead küll, nüüd kui nad olid vanemad ja pensionil. Ja siis võib-olla osta maja hiljem elus, kui nad enam ei saa paadiga sõita. Aga jah, purjetamine oli praegu plaanis. Ja ma tean, et sa rääkisid elukindlustusest ja kahjuks räägitakse sellest tihti sellistel juhtudel, aga kas sul on teada, kas neil oli elukindlustus? Ma arvan, et mu emal oli elukindlustus, sest ta läks ATT-st pensionile, aga ma ei usu, et Brianil oli, sest ta ei läinud tehniliselt ATT-st pensionile. Praegu ei saa me kinnitada, milline oli Hookerite rahaline olukord, ega saa kinnitada, kas Brianil või Lynettel oli kehtivaid elukindlustuspoliise. Ja taaskord, kõik väited, mida Carly esitab, on lihtsalt tema enda väited ja süüdistused oma perekonnaliikmete kohta. Brian tegi Facebookis postituse, kus ta avaldas olukorra kohta oma seisukoha ja see kõlas järgmiselt, tsiteerin. Ma olen murtud südamega hiljutise paadiõnnetuse pärast ettearvamatutes vetes ja tugeva tuulega, mis põhjustas mu armsa Lyneti kukkumise meie väikesest paadist Bahama saarte Elbow Key lähedal. Vaatamata meeleheitlikele katsetele temani jõuda, viisid tuuled ja hoovused meid üksteisest kaugemale. Me jätkame tema otsimist ja see on minu ainus eesmärk. Meie pere on sügavalt tänulik Bahama rahva abi eest, eriti Hopetowni vabatahtliku tuletõrje ja päästemeeskonna, Bahama kuningliku politseijõu, Bahama kuningliku kaitsejõu ning USA rannavalve ees, kes on väsimatult töötanud, et Lynetti meie juurde tagasi tuua. Täname kõiki, kes olete Lynetti oma mõtetes hoidnud ja meie perele sellel raskel ajal toeks olnud. See postitati teisipäeva hommikul.
ja nüüd, teate ju, ma mõtlen, nii paljud inimesed on näinud, teate ju. Sinu ema nendes videotes, mida nad sotsiaalmeediasse postitasid ja nad saavad teada, kes ta oli. Mida sa tahaksid, et inimesed tema kohta teaksid, kui nad hakkavad seda lugu jälgima? Ta oli väga hooliv inimene, talle lihtsalt meeldisid seiklused. Talle meeldis olla aktiivne ja ta armastas käsitööd teha. Näiteks väikseid purjekaid ehitada või bimiinikatuseid õmmelda purjekatele. Ta oli tõeline kuldsete kätega inimene. See oli imeline. Carly on ise palganud endale advokaadi sel ajal, kui see kõik toimub ja ta on andnud mitu intervjuud pärast oma ema kadumist. Olen näinud, et sa oled andnud palju intervjuusid ja olen kindel, et nädal tagasi ei arvanud sa, et sinust saab keegi, kes annab palju intervjuusid. Tead, oma kodus. Olgu see siis meiega või mõne üleriigilise telekanaliga või millegi sellisega. Kust sa praegu leiad selle jõu, et jätkata sellest kõigest rääkimist, kui sa tegeled millegagi, mida enamik inimesi ei suuda mõista? Nii, et mul on praegu põhimõtteliselt mu poissõber Steve, kes haldab mu telefoni, sest see lihtsalt plahvatab sõnumitest. Nii et ma palun tal temaga rääkida ja aidata intervjuusid korraldada. See on tõesti palju aidanud, sest seda kõike on raske üksi teha. Aga ma olen valmis inimestega rääkima, et infot levitada. Ma teen kõik, et oma ema aidata. Ja mida on Bahama võimud sulle öelnud? Midagi? Lihtsalt selle kohta, milliseid jõupingutusi praegu tehakse, et välja selgitada, ma tean, et nüüd on ka kriminaalne pool. Rannavalve ja siis Briani arreteerimine. Aga samuti ka lihtsalt selle välja selgitamine, mis juhtus sinu emaga. Mida sa selle kohta kuulnud oled? Ma rääkisin täna USA saatkonnaga ja nad ütlesid, et nad aitavad selle protsessi juures vahendajana. Ja ma tean, et mu vanaema on rääkinud, käis Miami USA saatkonnas ja sai passi. Yeah. Väidetavalt ei pidanud ta midagi allkirjastama. Nad ütlesid lihtsalt, et meie hoolitseme selle eest. Ära muretse selle pärast. Ja siis arreteeriti Brian. Nii et ma ei tea. Aitäh, Carly. Ma ei suuda ette kujutada, mida sa läbi elad. Mul on sellest kõigest väga kahju. Aitäh, et meiega rääkisid. Ma tean, et see pole lihtne. Aitäh. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole Brian Hookerit süüdistatud. Kuriteos ning oma advokaadi kaudu on ta eitanud igasugust süüd ja jätkab eitamist süüdistuste osas, mida tema kasutütar, tema ja tema abielu kohta Lynette Hookeriga esitab. See lõpetab selle On the Case'i episoodi, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's ning meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.